Hei, minu nimi on Maris Tammet, olen enesearmastuse ja õnneliku elu teejuht ning mul on nii hea meel, et sa oled jõudnud täna siia. Kõik asjad siin elus juhtuvad põhjusega, nii et see, et sa täna siia oled jõudnud mind kuulama, on siis sinu jaoks põhjusega. Sul on vaja kuulda seda, mis mul öelda on. Ja mul on ülihea meel, et sa oled siin. Täna on siis mul plaanis rääkida ühest väga olulisest asjast, mida enamus inimesed kahjuks on unustanud teha. Ja see ei ole halvaga öeldud, sest ma olen ise seda teinud, põhimõtteliselt terve oma elu tegin seda, et see on ka minu jaoks üpriski uus asi, aga mis on muutnud täielikult minu elu. Ja selleks on see, et sina oled oma elus number 1. Kõik inimesed peaks enda elus olema number 1 ehk siis esimesel kohal. Mina oma elus olen number 1 ehk esimesel kohal. Ja see tähendab seda, see ei ole mõeldud nagu ego mõistes, vaid see on nagu tervislikus mõistes selles osas, et ma kõigepealt hoolitsen iseenda eest, tervendan iseennast, tegelen iseendaga, annan endale kõike seda, mida ma vajan. Ja kui minu tassid on täidetud, siis alles peale seda tulevad kõik ülejäänud inimesed minu elus, kellele ma tahan midagi anda või aidata või jagada või mis iganes. Aga kõigepealt pead olema sina oma elus number 1. Ehk sa hoolitsedki enda eest esimesena ja siis tegeled kõigi teistega. Ega ilma asjata lennukites ei räägita sellest, et kõigepealt pane omale hapnikumask endale ette ja siis alles oma lastele või kellele iganes. Kõigepealt oled sina number 1, sest sinust ei ole mitte mingit kasu, kui sa oled rivist väljas. Sinust ei ole mitte kellegile kasu, ei sinu lastele. Kui sa oled rivist väljas, sa oled jõuetu, väsinud, tüdinud, sul on täielik energiapuudus, sa oled söömata, sa oled pahur ja nii edasi. Sinust ei ole kasu mitte kellegile. Sa ei aita mitte kedagi. Sul ei ole mitte kellegile midagi anda endast, sellepärast et sa oled nii tühi. Aga sul on vaja taastuda selleks, et sa oleks võimeline siis pakkuma iseendale, mida sa vajad ja siis ka oma lastele ja nii edasi. Kuid alguse saab see sinust endast. Sul on vaja kõigepealt tagada see, et sinu tassid on täidetud. Need tassid on erinevad. Armastuse tass, enesearmastus kuulub siia alla. Kui sa täidad iseenda tassi enesearmastusega, siis sul ei ole armastusest puudust, sul on armastust meeletult, mida sa saad ka jagada oma lastele, oma partnerile, oma siis vanematele, oma sõpradele, oma lähedastele ja tervele universumile. Aga seda saad teha ainult siis, kui sa oled number 1 oma elus ja sa täidad siis oma tassi läbi enesearmastuse. Ehk sa armastad iseennast kõigepealt ja siis tulevad kõik ülejäänud. Täpselt sama kehtib siis näiteks, üks on see armastuse tass, siis on energiatass, ehk siis sa tõstad omaenda energiat siis vastavalt tegevustega, mis sinu energiat tõstab. Kas siis, ma ei tea, võib-olla sinu jaoks on näiteks sarja vaatamine, mis tõstab energiat, võib-olla sinu jaoks on looduses jalutamine, mis tõstab energiat, päikse käes olek, kõik siuksed asjad, et sa tõstad oma energiataset ise. Sa hoolitsed selle eest,
et sinu energiatass oleks täidetud selleks, et sa saaksid seda energiat jagada oma lastele, oma partnerile ja kellele iganes veel. Täpselt samamoodi kehtib siis sinu motivatsioonitass, sinu abitass, ehk siis kui sa aitad teisi, on ju, sinu tervisetass ja nii edasi. Kõik need tassid, mis sinu sees nii-öelda on, on ju, ehk siis kõik need olulised asjad, kaasa arvatud siis oma aeg, oma aja tass, lõõgastuse tass ja kõik siuksed asjad. Kõigepealt sa pead pakkuma seda iseendale, andma seda iseendale ja seda sa teed ainult siis, kui sa oled number 1 enda elus. Sa täidad ära kõik tassid endas ja siis sa oled võimeline seda jagama väljapoole. Ja kui sa oled number 1 oma elus, siis sa jagad seda ainult teatud piirini väljapoole. Sa ei lase endal täiesti tühjaks jääda. Sa annad täpselt nii palju, kui sa oled võimeline andma selleks, et uuesti enda tasse täita ja tegutseda ise edasi, tunda ennast hästi. Kui sa ei ole number 1 oma elus, sa oled seal allpool, et enne sind on lapsed, kaaslane, pere, kes iganes sõbrad, siis juhtub see, et sa ei täida oma tasse üldse, võib-olla korraks, hetkeks, aga kuidas ma ütlen siis, sa täidad ära kõikide teiste tassid, kes on sinust eespool, kelle sa oled ise asetanud endast ettepoole. Mitte keegi teine ei ole sinna roninud, vaid sa oled ise asetanud nad endast tähtsamale kohale. Ja sellega seotult sa annad enda tassidest absoluutselt kõik, ka viimase ära neile, et neil oleks hästi. Aga mis sellega juhtub, kui sinu tassid on tühjad ja siis sa veel üritad anda ja veel üritad anda, ilma et sa täidaksid oma tasse, ilma et sa kuskilt midagi nendesse tassidesse saaksid, sa lihtsalt põled läbi. Sa hävitad iseenda ja sellega sa lõpuks muutud teistel inimestel kohustuseks. Kas siis näiteks sa jääd haigeks, ehk siis teised peavad su eest hoolitsema. Kas siis, võibki olla see näiteks voodirežiim, on ju, sa ei saa voodiski välja, siis on ka, keegi peab su süüa tegema, keegi peab su eest hoolt kandma, maksma arved sinu eest ja kõik muu. Ja sinul ei ole jaksu ega jõudu sealt voodist välja tulla. Sul ei ole jaksu mitte midagi teha. Ja sa tühjendad sellega teiste tasse ja mitte vähe. See on selline, nii-öelda karm tõde, on ju, aga teema on selles, et kui iga inimene oleks oma elus number 1, mis tähendab mitte ego mõistes, et ma lähen üle laipade, ma ei mõtle selles mõistes, vaid ma mõtlen tervislikul viisil, et ma olen number 1 oma elus. Ma hoolitsen kõigepealt iseenda eest, et mul oleks kõik hästi, et ma oleks motiveeritud, et mul oleks tervis hea, et ma oleks täidetud, et ma oleks rõõmus, et kõik see oleks minul endal olemas, et ma võtan aja maha enda jaoks, ma lõõgastun, kui mul vaja on, ma magan, puhkan, siis kui mul vaja on, ma ei ohverda ennast kellegi teise nimel. Ma teen kõike selleks et minul oleks hea, et ma oleks tervislik, mu tassid oleks kõik täidetud ja sellega saaksin ma siis aidata ka teisi, jagada ka teistele universumile, anda välja nii palju, kui mul on võimalik. Kui ma olen siis mitte
number 1 oma elus ja keegi teine minust siis seespool, mis hästi tihti juhtub näiteks emadel, eriti värsketel emadel. Nad asetavad oma lapse ehk siis eriti veel beebi, panevad endast number 1 kohale, mis tähendab seda, et terve nende maailm keerleb ainult selle beebi ümber. Nende jaoks on kõige olulisem, et beebiga oleks kõik hästi. Nad ei hoolitse enda eest, nad unustavad ennast ära. Aga mis see tegelikult teeb? Nad põlevad läbi, nad on üliväsinud, nad ei ole korralikult toitunud, nad rapsivad, ravelevad, nende emotsioonid on nagu igale poole laiali ja sellega nad tegelikult kahjustavad oma enda last, sest nende laps tunnetab selle ära, et ema on stressis, mures, pahur, väsinud ja kõik see. See laps tunnetab selle ära ja sellega seoses laps ei taha korralikult süüa, laps ei maga korralikult või see pisike beebi on ju, ei puhka ilusti välja, on rohkem jonnisem, mis siis tekitab selle nii-öelda nõiaringi, et ema muutub veel rohkem stressi, veel vähem on tal aega enda jaoks ja laps hakkab ka veel rohkem jonnima, veel vähem magama, kogu aeg on probleem söömisega, võib-olla siis on ka need gaasid, on ju. See kõik on mõjutatud sellest, et ema on rivist väljas. Kui ema, see värske ema on ju, ma ei ütle seda, et saviseb beebi on ju, ma ei räägi sellest, vaid lihtsalt see, et ema hoiaks, et tema on number 1 kõigepealt tema elus. Ehk ta hoolitseb selle eest, et ta saaks magada, et ta saaks puhata. Annab lapse kellelegi teisele hoida, kas või 10 minutiks, et korra hinge tõmmata. Hoolitseb enda eest, peseb endal hambaid ilusti. See on ka hoolitsemise viis, pisik asi, aga isegi hambapesu. Väga paljud emad unustavad hammaste pesu, sest nad leiavad, et neil ei ole aega selle jaoks. Siis täpselt samamoodi pesus käimised, sõpradega kokku saamised, kõik siuksed asjad. Sarja vaatamine, korra välja lülitamine, kõik see on oluline. Aga see kaob täielikult ära värsketel emadel selle tõttu, et nad on asetanud beebi endast ettepoole. Et beebi on tähtsam tema elus kui tema ise. Lihtsalt, miks ma selle näite välja toon, see on hästi hea näide, mida väga paljude emade puhul on näha. Tõsi, väike imik ei saa toimida ilma emata. Esiteks on emal tema söök juba selle tõttu, aga nii nagu ema on rivist väljas, nii on ka näiteks siis piimatootlikkus emal väiksem. Piim võibki olla siis happelisem rohkem, ehk siis tekitada lapsele rohkem lisagaasi, sest ema on stressis, sellega seotult keha reageerib. Et see kõik mõjutab lõpuks last, ehk sa kahjustad oma last sellega, et sa oled asetanud oma lapse enda elus number 1. Aga kui sa viid nüüd uuesti enda asetad number 1 oma elus ja siis tuleb beebi või lapsed, siis sa täidad ära kõigepealt enda tassid ja siis sa oled võimeline sellel beebile, nendele lastele pakkuma palju rohkem kui kunagi varem. Täpselt samamoodi on kõikide teiste inimestega. Ja ma ei räägi seda niisama, sest ma tean väga hästi, mida see tähendab. Mina oma elus pea 20 aastat isegi ei mahtunud sellesse listi, kus see number 1 ma oleks olema pidanud. Ma ei mahtunud isegi sinna joone alla mitte, sest ma leidsin, et kõik inimesed siin maailmas on tähtsamad kui mina.
kõik teised inimesed on olulisemad kui mina. Ehk kõikidele teistele peame andma. Aga mina ei vääri seda. Ja sellega seotult ma kogu aeg andsin välja, eriti veel nagu inimestele, keda ma armastasin, kes olid minu jaoks tähtsad, no nemad said ikka meeletult, on ju, aga isegi võhivõõrastele. Ma andsin kogu aeg välja, tühjendasin oma tasse, nii et vähe polnud. Ja kuna ma ei hoolitsenud enda eest, siis ma ei täitnud ka enda tasse. Ja ma andsin kogu aeg veel ja veel ja veel. Isegi kui mul olid tassid tühjad, siis ma andsin oma endast veel rohkem välja. Kuni lõpuks ma põlesin täiesti läbi. Ma sattusin depressiooni, kõik muud asjad. Lihtsalt selle tõttu, et ma andsin endast liiga palju ära. Ma andsin kõik, mida anda andis. Hoolimata sellest, kuidas mina tundsin ennast, kas ma üldse jaksasin. Väga tihti oligi see, et ma ei jaksanud isegi voodis püsti tõusta, sellepärast, et ma olin nii tühi. Ma olin tühjaks pigistatud sidrun, sõna otseses mõttes. Ja ma üritasin sealt veel välja pressida teiste jaoks. Ja seda kahjuks kipuvad väga paljud inimesed tegema. Aga see tekibki see olukord sellest, et inimene ei pane ennast oma elus number 1. Kõik inimesed peaks enda elus olema number 1. Ja siis tulevad kõik ülejäänud. Sul on vaja hoolitseda kõigepealt enda eest, et sa tuled toime, et sa oled täidetud nii armastuse, hoolimise, õnne, rõõmu ja kõige muuga. Et sa oled välja puhanud, et sa toitud korralikult, et sul ei oleks vedeliku puudust, sul on piisavalt lõõgastust, puhkust, kõike seda. Enesearmastust. Et sa oleksid täidetud igat pidi ja seda saad sina teha. Aga sa teed seda ainult siis, kui sa oled oma elus number 1. Nii nagu keegi on sinust eespool, nii sa hakkad talle seda kõike pakkuma. Miks hästi tihti suhetes tekib olukordi, kus üks annab endast kõik. Ja lõpuks see teine pool siis tekitab tunde, et see ei ole piisav. See teine pool hakkab tahtma veel ja veel ja veel. Mis sest, et see, kes annab, tal ei ole enam midagi anda. Ja ta ei saa ka sellelt teiselt otseselt nii palju vastu, et see teine suudaks tema tassid ära täita. Ja üldjuhul, kui see süsteem on juba läinud suhtes niimoodi, et üks on puhas andja ja teine lihtsalt vastuvõtja, siis see asi ei toimi. See suhe muutub toksiliseks, sest üks ootab teiselt meeletult, mis on tekkinud tegelikult sellest, et see teine hakkas kohe alguses peale andma meeletult. Just selle tõttu, et ta asetas selle inimese, selle kaaslase endast ettepoole. Et tema on olulisem, siis nagu teine inimene on olulisem kui tema enda elu. Ja kui siuke asi juhtub, siis inimene ohverdab ennast täielikult teise jaoks. Ja kui on veel 1000 inimest enne seda või terve maailm, siis inimene on valmis ohverdama ennast kõigi jaoks. Ja see ei tähenda seda, et et nii hea inimene, et ohverdab ennast kõigi jaoks. Ei. See selles suhtes, et mega tore on, et inimene tahab aidata kõiki teisi.
ja veel niimoodi, et inimese piirini on ju, aga lõppkokkuvõttes tegelikult see inimene on teatud määral nagu viisakalt öeldes on ta isekas, sellepärast et kui inimene ei pane ennast oma elus number 1, ei hoolitse enda eest, siis ja annab kõike väljapoole, ohverdab ennast kõigi teiste nimel, siis ta lõpuks kukub ja hävitab iseennast nii palju, et tema eest peab reaalselt hakkama keegi teine hoolitsema. Et satubki haiglasse, satub voodirežiimi, tekivad ilged terviseprobleemid, näiteks mingi vähk, et surmav haigus, kõik siuksed asjad tulevad sellest. Jah, see võtab aega, see ei tähenda seda, et ma olen aasta otsa ohverdanud ennast kõigi jaoks, et siis mul kohe on vähk, on ju. See ei tähenda seda. See võtab aega, kui sa oled seal 20 aastat seda teinud, siis on väga suur tõenäosus, et see lõpeb vähiga. Sügav depressioon on hästi nagu tavaline, mis juhtub. Et kui sa ohverdad ennast teiste nimel, on ju, ehk siis ongi kõik teised on enne sind. Et sa kõik teiste vajadused on tähtsamad kui sinu omad ja nii edasi. Ja sa ei hoolitse enda ees, sa ei täida enda sees olevaid tasse, siis lõpuks sa jääd kellegi teise kanda. Keegi teine peab hoolitsema sinu eest, mis on väga isekas tegu tegelikkuses. Jah, siin võivad triggerid nüüd lüüa välja, täiesti arusaadav, mõistetav on ju, aga tegelikult kui sa siia ellu sündisid, sulle anti oma keha, sa tulid siia, sündisid ja sinu põhieesmärk siin elus on hoolitseda iseenda eest. Kõik inimesed, kes siia ellu on sündinud, saanud oma keha ja kõik, kes nad on ju, nende ülesanne on hoolitseda iseenda eest, täita oma tassid ise ja siis alles jagada väljapoole. Sina oled number 1 oma elus, sa pead elu lõpuni elama iseendaga. Isegi sinu partner või sinu lapsed ei ela sinuga terve sinu elu sinuga koos. 24/7. Nad ei ole seda. Ainult sina oled. Sina oled oma elus 24/7 koos kuni surmani välja. Ehk siis sa pead olema oma elus number 1 esikohal, hoolitsedes iseenda eest, et sinu tassid oleks kõik täidetud, et sa oled armastatud, sa oled hoolitsetud, sa oled siis tervislik ja nii edasi. Ainult sina saad seda teha iseenda jaoks. Jah, teised saavad sind toetada sellel teekonnal, natukene aidata läbi siis, ma ei tea, võib-olla aitavad süüa teha või midagi, aga nad ei saa sinu ees seda teha. Nagu kõik ära. Nad ei saa sinu ees sind täita. Üks väga suur asi, mis inimesed on ära unustanud, on see, et armastus näiteks. Väga paljud inimesed otsivad armastust väljaspoolt. Et teised inimesed peaks mind armastama. Siinkohal mainin ära, olen ise ka seda teinud. Olen üritanud samamoodi oma tühja kohta endas, kus mul puudus siis see armastus. Ma tahtsin, et keegi väljaspoolt täidaks selle ära. Mitte, et ma käisin konkreetselt küsimas, on ju, aga lihtsalt ma otsisin väljaspoolt teistelt inimestelt armastust. Ja kui ma seda ei saanud, siis see oli väga valus hoop. Aga mitte keegi, isegi kui ma sain, siis see jäi ikka väheks, sest mitte keegi ei suuda seda armastuse tühjust minu sees ära täita. Sest see ei ole nende kohustus.
Nende kohustus, ülesanne on täita enda sees olev armastus ära. Armastus või see tühjuse armastus või tühi koht, kus see armastus peaks olema. Nende eesmärk on täita see ära. Ja kui neil on see ära täidetud, siis nad tõesti saavad väljapoole ka jagada. Aga see on ka teatud piirini. See ei tähenda seda, et teine jääbki sulle sisse kallama seda armastust. Sest tegelikkuses armastuse tassi, nii-öelda siis tassi, tühjus, kuidas keegi tahab kutsuda, saab täita iga inimene ise läbi enesearmastuse. Ainus asi, mis täidab selle tassi, selle tühjuse, on enesearmastus. Sa võid otsida ükskõik kust sõpradelt, kaaslastelt, vanematelt, õdedelt, kellelt iganes, et kes täidaks ära selle tühjuse, selle tühja tassi. See ei toimi. Nad saavad sinna natuke kallata, aga see ei jää püsima, sest sa annad selle kohe välja teisele kuskile mujale. Sa saad seda täita ainult ise läbi enesearmastuse ja enesearmastuse puhul on üks oluline see, et sa oled number 1 oma elus. Et sa pakudki endale seda armastust, seda hoolivust, seda toetust, kõike seda, mida sa vajad tervislikul kujul, ehk siis sa ei kahjusta mitte kedagi teist seda tehes. Ja läbi selle sa täidad ära oma siis selle tassi, selle tühjuse enda sees, läbi enesearmastuse. Ja siis, kui keegi tuleb, pakub sulle seda armastust, tõelist armastust, siis üldjuhul siis, kui ongi mõlemad pooled on ära täitnud enesearmastusega enda tassid, siis nad pakuvad üksteiselt tõelist armastust, mis on miljon korda tugevam kui see võlts armastus, mida nagu kuidagi jagatakse. Ja sa jagad seda armastust tervele maailmale, mis tuleb 10-kordselt sulle tagasi. Läbi selle, et sa oled pannud ennast number 1 oma elus, täitnud enda tassid ise, enda eest hoolitsedes, ennast armastades, tehes enda jaoks kõike, et täita oma tasse, siis sa oled võimeline tervele universumile ka jagama seda. Ja see tuleb sulle 10-kordselt tagasi. Ehk sul on palju kergem oma tasse peale seda täita. Kui keegi teine on sinust eespool, sa täidad kogu aeg kellegi teise tasse, siis sinu tassid on enamus aega tühjad, sest sa ei tegele iseendaga. Ja kui tekibki see olukord, et sa paned mingi lühiajaks, näiteks tulebki see värske beebi, paned tema endast ettepoole, sinu tassid hakkavad tühjenema. Jah, seal on võimalus see, et sa lükkad ennast tagasi, et sa tõstad ennast uuesti sinna number 1 ja beebi allapoole, et see on täiesti võimalik. Lihtsalt sa hakkad rohkem panustama iseendasse kõigepealt ja siis tegeled beebiga. Annad seda kõike beebile edasi. Väga raske on anda teistele inimestele, kui sinu tassid on tühjad. Kui sa oled jõuetu, väsinud, tüdinud, sul on energiapuudus täielikult, sa ei tunne ennast hästi, su tervis on halb. Väga-väga keeruline on siis pakkuda teistele, anda teistele, teha head teistele, mida me tavaliselt üritame teha, eriti inimestele, keda me armastame. Väga raske on siis armastada kedagi teist siis tingimusteta, kui sinu enda tass on enesearmastusest tühi. Sest siis nii kaua, kuni sa teist inimest siis armastad, vahet ei ole, see võib perekonnaliige olla, see võib sul sõber olla, kes iganes, siis sul on ootus, et tema täidaks oma armastusega ära sinu tühja tassi.
aga nagu ma enne mainisin, mitte keegi teine ei saa sinu tassi ära täita. Seda tassi on võimalik üle uputada, kui sa oled ise selle ära täitnud. See üle uputamine tuleb siis väljaspoolt, kui sinu tass on enda poolt ära juba täidetud. Aga see juhtub ainult siis, kui sa oled number 1 oma elus. Ehk kus sa ütled endale alati jah ja teistele ei. Okei, on olukordi, kus sa tõesti vahel ütled ise endale ei, teistele jah, aga see on üksikud korrad, siis kui su tassid on päriselt täis, et sa oled võimeline seda tegema. Pealmiselt peaks alati olema see, et sina oled number 1 oma elus ja sa ütled alati iseendale jah ja pigem kõigile teistele ei, sest täpselt sama peaks tegema ka kõik teised oma elus. Kõik inimesed peaks olema oma elus number 1 ehk esimesel kohal hoolitsuste ja armastuse ja kõige sellega. Et nad täidavad kõigepealt ära ennast, enda tassid, enda tühjused, tervendavad iseennast ja siis alles, kui neil on võimalik, siis nad annavad seda väljapoole. Kui see toimib vastupidi, siis inimene hävitab iseennast sellega, et üritades teisi aidata. Andes välja endast kõike, mida ta tegelikult vajab iseenda jaoks. Ja kuna ma olen olnud selles olukorras, kus see lõpuks välja viib, siis ma võin ausalt öelda, see on väga ränk koht, kuhu välja jõuda, sest see, et sa ohverdad iseennast kõigi teiste jaoks, sest mina ju isegi lõin uued karakterid iseendas selleks, et siis anda teistele seda, mida nemad nagu vajasid. Ma läksin nagu üle siis piiride igas mõistes selles nagu, et ohverdada iseennast, et kõigil teistel oleks parem. Sest mina siis oligi mingi pea 20 aastat on ju, arvasin, et ma olen kõige mõttetum koht siin maailmas, et absoluutselt kõik teised, kaasa arvatud kurjategijad ja kõik muud siin ilmas on minust eespool. Nemad olid minu elus, minu jaoks tähtsamad kui mina ise. Mis siis hävitas mind meeletult. Ja ma tean, et väga paljud inimesed ei ole oma elus number 1. Pidevalt on seal ees sõbrad, nagu sellest inimesest endast eespool siis. Sõbrad, perekonnaliikmed ehk siis vanemad, õed, vennad, siis oma lapsed, partnerid ja nii edasi. Mõnel on isegi nende ülemus on eespool, millega nad tegelikult kahjustavad ja hävitavad iseennast. See ei vii sind kaugele. See viib sind lõpuks tõesti haiglavoodisse, mis võib lõppeda täiesti surmaga, sest sa lihtsalt oled nii tühi, et sa isegi ei ole võimeline enam endale pakkuma elementaarset siis et su organism normaalselt toimiks. Sinu organid hakkavad alla andma ja nii edasi, sellepärast et sa oled ohverdanud endast ja andnud kõik endast välja, mis vähegi võimalik on. Nii et ma väga-väga palun leia endas üles see, et sina oled number 1 oma elus. Nii kaua, kuni sina paned ennast number 1 oma elus, nii kaua
ja sa hoiad seda, sa täidad enda tasse, sa tegeled iseendaga, sa tervendad ennast, sa hoolitsed enda eest, sa toidad ennast igatpidi siis armastuse ja kõik hoolimise ja kõige muuga, siis usu mind, sul on 1,000,000 korda rohkem anda oma lähedastele, kõikidele inimestele, kes on sinu jaoks kallid, kui ka paljudele teistele. Sest sa oled ise ära täitnud enda tassid, mis uputavad üle ja sul on, mida anda. Ja kui sa seda siis teed sellisel kujul, tervislikul viisil, sa oled võimeline andma täpselt nii palju, sa tead, palju sa saad anda teistele, palju sa jätad endale ja kui palju sul läheb näiteks, et see tass uuesti ära täita, sa jätad selle endale alles. Ja kui sa sellisel kujul siis pakud väljapoole, sa saad 10-kordselt seda tagasi. Ehk su tassid reaalselt uputavadki kogu aeg üle, sest sa täidad seda ise ja sa saad väljaspoolt ka veel lisaks. Nii nagu kaob ära see osa, et sa ei täida ise oma tasse, siis on tassid kohe tühjad ja sul ei ole nagu isegi kui sa saad siis väljaspoolt midagigi, siis sa annad selle kohe teistpidi ära. Ehk su tassid on kogu aeg tühjad. Ma loodan, et see on nagu arusaadav, miks on hästi oluline, et inimene asetaks ennast oma elus number 1. Et sa oleksid oma elus esikohal. Ja siin ma ei mõtle seda, et sa oled nüüd ego mõistes, et ma olen kõigest üle. Ma ei mõtle sellega seotult. Ma räägin sellest tervislikul viisil, et sa hoolitsed kõigepealt enda eest, sa paned selle maski endale kõigepealt ette ja siis aitad teisi, toetad teisi, oled olemas teiste jaoks. Sest ütleme ausalt, kui sul puudub igasugune energia, on väga raske minna ja olla olemas, siis ma ei tea, sõbranna jaoks, kaaslase jaoks, lapse jaoks, vanemate jaoks. Sa lihtsalt ei jaksa olla. Aga millegipärast me pingutame nii hullult, ohverdades siis iseennast. Palun tõsta ennast tõsta ennast esimeseks oma elus. Sina oled kõige olulisem oma elus ja siis tulevad kõik teised. Nii nagu sa selle ära unustad, nii nagu sa tõstad kellegi endast ettepoole, nii sa hakkad ohverdama iseennast, mis võib lõppeda sellega, et keegi teine peab hakkama sinu eest hoolt kandma, sõna otseses mõttes hoolt kandma. Ma ei räägi siin lihtsalt, et ma ei tea, hellitan, ma ei räägi sellest, vaid ma räägingi sellest, et jäädki või nagu saad omale vähi, oledki käid seal haiglas, käid ravidel ja kõike muud ja keegi peab hoolitsema su eest, vedama sind sinna ja sinuga toime tulema, sind toitma võib-olla ja nii edasi. Kui sa reaalselt muutud kohustuseks kellegi teise jaoks. Kas me päriselt tahame sellist elu? Kas me päriselt tahame seda oma lähedastele? Ma arvan, et see vastus on kindlasti ei. Selle vältimiseks, et seda ei juhtuks. Palun aseta iseennast esikohale oma elus. Täida ära kõigepealt enda tassid ja siis paku teistele. Suur aitäh, et olid siin. Sa võid oma mõtteid jagada sellel teemal. Siis anda mulle teada, mida sa arvad. Sest see, et mina olen oma elus number 1, on väga paljude inimeste jaoks kuidagi, et see on nagu isekas. Et ma oleks nagu isekas. Ei, sa ei ole isekas. Sa oled isekas siis, kui sa hoolitse iseenda eest ja lõpetad lõpuks kellegile kohustuseks. Siis sa oled isekas. Sa oled ülitugev, kui sa suudad
panna ennast oma elus number 1. Kõigepealt hoolitseda igas mõistes enda eest, täita ära oma tassid ja siis pakkuda teistele. Mina oma elus olen päris tihti siis erinevates suhetes, eriti veel paarisuhetes, ehk siis kaaslaste puhul. Ma ohverdasin iseennast. Ma üritasin olla ideaalne naine oma siis kaaslastele. Ma üritasin olla täpselt see, keda nad tahtsid, et ma oleks. Vaigistades ära enda hääle, vaigistades ära oma olemuse, vaigistades ära kõik, kes ma olin, vaigistades ära oma arvamused ja nõustudes kõige sellega, mis ei olnud minuga kooskõlas. Sinna kohta jõuad sa oma elus erinevates suhetes, kui sa ei aseta ennast number 1 oma elus. Kui sinust on eespool keegi teine. Ja nagu ma ütlesin, minu jaoks oli seal eespool terve maailm, kõik inimesed olid tähtsamad kui mina. Minu jaoks olin ma seal põhimõtteliselt nagu nimekirja viimane tervest maailmast. Aga teoreetiliselt ma isegi ei lubanud ennast sinna nimekirja, sest isegi siis, kui ma oleks kõik inimesed maailmas ära täitnud, ära aidanud ja nii edasi, isegi siis ma ei tundnud seda, et ma vääriks midagi. Tänaseks ma tean, kui oluline on olla number 1 oma elus. Täida iseennast, hoolitse kõigepealt enda eest ja siis sa saad anda palju rohkem ka teistele. Sest minu puhul isiklikust kogemusest ma andsin vanasti endast meeletult ära. Mu tassid olid tühjad ja ma isegi siis andsin veel, mis kuskiltki vähekenegi anda oli. Ehk siis ohverdasingi ennast kõigi teiste nimel. Siis tänasel päeval olen mina number 1. Ma hoolitsen, täidan enda tasse, aga ma suudan anda palju rohkem väljapoole. Ja mu tassid on pidevalt täis, sest ma täidan neid ise ja samas ma saan ka vastu. Siis universumilt saan ka vastu. Nii et mu tassid enamjaolt uputavad üle. Jah, ma ei ole ideaalne, nii et ka minul on vahepeal see, et ma unustan ära, et ma peaks olema number 1 oma elus. Ja ma satun siis vanasse sellesse, et ma asetan kellegi endast ettepoole. Ja õnneks ma tänaseks oskan seda näha. Jah, võib-olla võiks kiiremini märgata seda, aga ikkagi ma tulen nagu suht kiiresti tagasi. Et minu jaoks kõige keerulisem, paljude inimeste jaoks kõige keerulisem ongi perekonnaliikmed. Olgu need siis õed, vennad, vanemad, kaaslased ja oma lapsed. Et nende puhul kuidagi, on ka sõbrad, need kõige lähedasemad, kõige tähtsamad sõbrad siis. Et nende puhul siis hästi tihti kuidagi me tõstame nad automaatselt et nad on tähtsamad kui meie ise. Et see on kõige keerulisem, aga ei ole võimatu. Mida rohkem sa panustad sellesse, et sina oled number 1, sa täidad ennast kogu aeg, seda kergem ja lihtsam on sul püsida oma elus number 1 ja sa ei lase kellelgi teisel sellest nagu selles suhtes, et mitte keegi teine ei tõusegi sinna sinust ettepoole, vaid sa ise tõstad.
aga mida rohkem sa saad aru, kui oluline oled sina, et sa oled number 1 oma elus, seda vähem sa lased kellelgi teisel sellest ettepoole jõuda. Ehk siis, et sina jäädki number 1 ja siis tulevad kõik järgnevad. Need, kes järgnevad on, need võivad muutuda. See nimekiri kõigub seal nii nagu kõigub, on ja. Et see ei ole oluline, aga lihtsalt põhiline, et sina oleksid number 1 oma elus. See on kõige olulisem. Sa pead elama elu lõpuni koos iseendaga, mitte kellegi teisega, koos iseendaga. Nii et hoolitse iseenda eest, täida oma tassid ise ja nii palju kui vähegi võimalik. Ja usu mind, on palju meeldivam endaga koos elada, kui sa oskad oma tasse täita, sa oled rahul iseendaga, sa pakud endale väga palju, siis sul ei ole vaja otseselt teisi inimesi. Sa saad ilusti hakkama. Sa oled toime, sa tunned ennast hästi, kuni siis selle elu lõpuni, et sa suudad veeta aega iseendaga ja sa oled õnnelik, rõõmus ja kõike muud. Aga see juhtub ainult siis, kui sa tõstad ennast number 1 oma elus, täidad oma tassid, hoolitsed enda eest, kohtled ennast kõige paremal viisil, kui vähegi suudad. Ja sa ei kujuta ette, palju see muudab su elu. Kui palju õnnelikumaks sa teed ennast ja kui palju siis sinu elu muutub, palju sa hakkad reaalselt tegelikult kogema, et sa saad tagasi ühiskonna või nagu universumilt. Et sa ei otsi paaniliselt väljaspoolt mingit kiitust, armastust, toetust ja nii edasi. Sest sa täidad need tassid ise enda sees. Sa oled need tassid endas ära täitnud ja siis sa saad seda väljaspoolt, ilma et sa otsiksid seda, aga sa koged neid asju automaatselt ja sinu tassid lihtsalt uputavad, mida sa saad siis edasi jagada järgnevatele. Suur aitäh sulle, et sa olid siin. Nagu ma ütlesin, kõik juhtub põhjusega. Sa olid siin täna põhjusega. Sa said kindlasti siit väga olulise teadmise, mis on sinu jaoks oluline. Iseasi, kas sa täna saad sellest kohe aru. See on sinu teekond, eks sa ise tead. Aga sa võid kindlasti jagada, mida sa selle kohta siis arvad, mis ma täna sulle jagasin. Ja ma loodan, et me kohtume lähiajal uuesti. Ma loodan, et sa paned ennast number 1 oma elus ja täidad iseennast oma tasse. Aitäh, et olid siin. Tšau!